Tere tulemast! Järgmine vlogilaadne toode on siin. Kes juba esimest on näinud, siis nägite küll, et sellega läks juba suht lappesse. Täna siin mõtlesin, et teen rahuliku rattasõidu siin hommiku, aga lõpuks olen terve selle rattasõidu üritanud siin seda asja parandada, aga hetkel tundub, et see on parandamatu asi ja vähe läks lappesse see asi, aga ei ole hullu. Elu läheb edasi, enam-vähem video sai tegelikult nagu normaalselt vaadatud, lõpupoole veits juttu jäi puudu, aga ikka juhtub. Ma tegelikult eile juba nägin, et mis seal nagu oli, aga ma tahtsin nii väga seda kiiresti üles saada, siis unustasin ühte asja kontrollida. Seda viga kontrollida, sest ma mõtlesin, et see oli ainult äpis. Ja nüüd, kuna ma siis kustutasin eile ära need videofailid, kuna mul telefonis pole ruumi absoluutselt, kuna kogu aeg ennast filmin ja trennilisi filmin, siis null ruumi on telefonis ja siis ma kustutasin eile ära ja nüüd, kui ma taastasin need, siis see äpp, kus ma editin, siis seal ei tuvasta neid enam ja siis asjaga ongi pekis. Aga see oli esimene, ei ole hullu. Saame edasi. Täna siis reede hommik, kell ei ole 5, kell on 8. Kaitsab. Väike hommikune rattasõit ja siis paneme Jõulumäe poole ajama. Me mängime kollast, lähen sinna, tuletab selle asja meelde, enam-vähem rada peaks selge olema, et ma arvan, et siin midagi muutunud ei ole. Terve nädala tegin tehnika kallal tööd, nii palju kui sain, natuke rohkem kohe hakkasin backhand'i suruma, siis siin need liigesed ja asjad natukene hakkasid rohkem tundma andma, aga sellepärast ma siin rattaga sõidangi, et see tunnen, et teeb asja paremaks. Ja ise üks ring alla, mitme viskega. Pärast õhtu on väike trenniliste punt. Lähme punasele ja näitame neil ka jooned paika saada ja siis näitame teile juba õhtu, kus me oleme ja kellega me oleme. Ja vaatame siis, mis meil sellest vlogist välja tuleb. Kell on 14.08 ja mis meil vaatab vastu siit 3,4 kilomeetrit 100-le. Ma mingeid vastuseid vaatasin, üks vastus oli õige, nii et vaatame, äkki tuleb mõni vastus veel õige, aga seda me veel siis näeme tulevikus seda asja. Jooksid või? Tegid sooja. Ma tegin paar kätte ringi, aga siin on vaja inimestega ju rääkida kõigiga. Aga oli tore rääkida. Eks siis laupa jooksus siit kaugelt kohale. Ennal 9 korvi tegid ära või? Siis kohe hakkab näitama, mis ta siin välja mõtles. Puhub meil täna veits. On või? Jahe, aga jõudsime kohale. Laupa pani mul uue hüüdnime Big Charm. Selle järgi vist. Aga tänu sellele tuleb siin teile natukene materjali, nii et teeme natuke sooja veel ja siis läheme peale ja vaatame, mis meil täna ees ootab. Jälle oli telefon püsti, jälle lapab. Keetud ots läheks meelest. Täna jaoks pakkisime kõik driverid kaasa. Siit hakkab järjest virutama. Nii, ballistad, põmm. Okei, seda pole vaja. Drive. Teeme selle kutasega, ma selle võtsin. Vaatame, mis see tagant tuulama seda huvitav.
siuke effortless. No, ainult teile teeme täna rahvas. Tuleb kergelt vasakult paremale. Lähme esimesena strive'iga Iceris välja, platis välja ja siis läheb sinna paremale. Läheks kohe rollemisse. Jõudis ikka vist päris heaks ka. Ja no teisena teeme veel rohkem rahvale avokiga ja granaadiga. Oi, see läks valele poole. Miks sinna poole läks? Ma ei tea, mis see tuul teeb. Õnneks see pole Eestikat esimene ring, nii et vast leiame kätte üles. Teeme mõne normaalse viisi ka veel. See oli täpselt see, mis ma ütlesin. Noh, miks sa sealt lähed pargi? Jaa, ma tahan otsa käpist. Mul on üleminev läinud tunduvalt paremaks, vaatan, et mu play muutus või mitte. Mõni vastu ka. Anna, ära mine kukku maha. Veits vana oli, aga jõudis auku või? Kui forega välja viska ja üleminev on raske, siis havaka aitab välja. No, saab üles. Tõmbas kattima. Veits vähe on jõudu. Räigelt virutama, sa peaks rünkus meeldib, ma peaks rekordi viskama. Oba, päris hea tuttu. Anna! Osta vana Raive. Välja ikka ei viska, aga hullu. Kutsen ka. Mis mingit seda ka vist. Tuurnamendil ma kindlasti teeks meile. Või siis peaks tegema. Ole vaikselt kohale. Okei, ma turnamendil võib-olla teen sellest. Jääb. Näitab seda granaadiga ära, havakiga. Seekord peab toimima. Toimiski! Oota, rolli! Tule tagasi! Cut! Ei, oleks mööda endast midagi. Näpud on. Vaata nüüd. Ei! Oi, kui hea. Vaata, seal on korv. Vaata, seal kus korv ketast maandus. See peaks jälle olema. Kullak on. Kas ta on nagu sööklis? Ma usun nüüd. Võib-olla oli veits liiga palju haigurit. Nii hea. Nagu viu. Opa, siis. Oi, kus ma kaamast. Oletas täna.
see oli väga hea. No ütleme nii, et see oli kontrollitud. Ebareaalne, mis toimub? Millest me räägime? Mis toimub? Palju lähened on sealt? Mis toimub? See on üks plaan sulle kokku. See on muke pägari. Tridenti. Oi, maasikas! See on pullitud. Nice. Tuju läheb heaks kohe. Oba, mine sitte. Tahtame lihtsalt nagu kukkuma panna sinna, jah? Siin on mul suht loll mees. Iska ja looda. Oota, see on pardiin jälle. Ja sa lähed back and Heiseri. No nii, hommiku rattaseljas alustasime. Voila, jälle oleme rattaseljas. Siit jõulumeelt sai võtta endale ühe ratta ja natukene säästan siin seda hillust, et kõndimisest, koormusest on ta nagu suht pinges kogu aeg. Pärast seda maratoni ja seda nädalavahetust siis nagu läks. Ja nüüd me mõned trenniinimesed, mõned kädid ja siis on üks Karel, kes millegipärast kondab metsas. Olin teiste inimeste salatrenni rikkuma. Jah. Aga no Factory oma poiss, et lubasime ta munti siia. Ja lähme paneme punasega jooned sisse. Jooned paika. Ise hästi. Kollasel tegime ringi alla. Nagu täitsa, ma arvan, et kui te neid viskid näete, siis ma olin päris rahul nende visetega. Et alguses oli keeruline jälle, aga lõpus oli väga hea. Et ma arvan, et tuleb jällegi uus ja huvitav võistlus. Oi, kui hea. Vaata, kus läheb. Milleks võtta kilekotti, kui mahutad kõik asjad kätte ära. No nii, tere tulemast, me oleme jõudnud meie Bookingu place'i. Tutvustan teile siis tuba. Siin on esimene magamistuba. Kell on niisugune väike diivan. Teine magamistuba. Päris niisugune, kaks voodit lausa. Vannituba, köök, elutuba. Niisugune ja niisugune avar. Ja siin on niisugune master bedroom. Ja veel üks tuba. Ja jah, niisugune see elamine siin on. Wifi parooli on ka siin isegi. Et Tour life. #Tour life.
Mida? Mida? Cooking is going well. Super. Palju. Voila. Kelluke ka. Kell on siis 22:20. Läks veits hilja peale selle söögiga. Aga noh, siin on, saab süüa. Treeningringid läksid tegelikult hästi. Et väga palju häid viskeid oli. Väga hea tunde sai. Aga nüüd kuidagi hakkas tunda andma sul selg. Et see on nii naljakas, kuidas nagu kutsud mingeid asju kohale. Sest ma ei tea, kas see oli täna hommiku või eile hommiku või millalgi ma võimlesin ja siis mõtlesin, et et selg pole ammu jumpsinud, et vahepeal tulevad mingid valud sisse. Aga sööme ära, hakkame võimlema, teeme selle selja korda ja homme siis lähme teeme neid häid viskeid jälle, mis täna tulid. Ma varsti hakkangi siis söön ära, võimlen ära ja siis vaataks veits, mis täna video peale jäi, et mingi poole raja peal kuskil käis mingi klikk ära, et hakkas jube hästi kõik minema, et vaatame, kas leiame sealt midagi, aga homme hommiku lähme peale ja siis vaatame, homme on veel ilus ilmist, et homme saab jälle, loodan, et võtan kaamera kaasa ja näitan teile ka viskeid, mis tulevad ja kuidas tulevad, nii et let's get eating. Joo. Joo. No tulge edasi. Pakkus, et sa võiks ilma kohale parkida. Siis tekkis meile mingi normaalne parkimiskoht. Ma just rääkisin siin inimestele, et mul siin selge hakkas tegema, et nii et ma põhimõtteliselt olen invaliid, noh. Welcome to my crib, noh. Kõik ütlesid, et on juba normaalne koht, noh. On, jah? Normaalne koht, jah? Jah? Milles see normaalsus sees on? No siin on minu tuba. Kena. Väga kena on niuke suur, saab hakkama. Peab saama. Ja siin on veel tubasi. Mingi laua ära mahu. Mis asi? Kuhugi laua peal ära mahu. No laud on olemas. Siin on nüüd voodid kui palju. No täiega. 2. Siin rohkem inimesi üldse. No kuule. Roland viskab siia kui... Hidekas või? Täpselt parasjagu. No tore, kui teile meeldib. Tamme Albert läheb peale. See on väga hullu, kui Sähti. midagi hullu ütlen sulle kaamerasse. Jah, ma jätan selle sisse sinna. Inimene heli nii laps käis arvamata nägi. No jah, väga salty venne. Mis me tegema hakkame siin siis? Ei tea, panna mängu. Mingi hea mäng või? Sa avastasid. Ma oskan seda mängida. Juba võidan. Hästi. Juhu.
Oi. Let's go. Meeletut skipi vaja. Oi, no, 4 peal ju. Outside'is jah, hullikast. Lase läbi. tere tulemast siia Lilli parklasse, sest ma teen siin vlogi. Ehk siis miks ma siin olen, on see, et mul hakkab ring 15.40. Jõulukale ei viitsinud nii vara minna. Ööbimiskohast visati kell 1 välja, et siis pidi natukene varem ära minema. Käisin poes, ostsin ühe jäätise. Õues käik oli juba niuke hull, et ilm siin täna ei ole üldse hull, mõnus, aga väidetavalt läheb veits paremaks meil siin see asi. Eilne ring, kui te siin treeningviskeid nägite, siis seal ikka nautisin ja lustisin, et eile ei olnud ühtegi viset, millega just rahul olin, et putid olid head, mingid viskad läksid kuskilt läbi, aga nagu siis release, nagu ehk siis kui ma lasin kätte lahti, siis ma saan kohe aru, kas see oli hea või mitte, või nagu see, mis ma tahtsin. Et eile nükest viset ei saanud kordagi, et see ongi kõigi alati hästi naljakas, et keegi võib viskada ära, ise ei ole rahul ja siis ketas läheb korvi alla, siis keegi miks sa rahul ei ole, aga nagu ma tean, kuidas see ketas pidi lendama ja siis niuke tahaks alati nii nagu mõtled, et eile oli keeruline, aga täna on uus päev, üritame neid häid viskeid saada, nii et see ilm asja lihtsamaks ei tee, aga see ilm on kõigil, nii et täna muidugi need hommikused, kes mängisid, neil oli veits keerulisem vist, et aga eks näid, mis see ilm teeb siin. Vihmaga mängides siin ostsin mõne juba rätiku juurde, et igaks juhuks, et oleks väga kuiv või ei läheks midagi, või rätikuid puudu jääks, et gripp oleks hea, kuigi vihmaga mul just tekib niuke, et käed lähevad isegi liiga ripiks ja siis võtad kette kätte ja mõtled, et okei, kui ma nüüd viskan, siis jääb täiega kätte kinni, aga pördipeaga on olemas ja saame hakkama. Eile, kui minu mäng ei kerinud väga, siis ühel trenilisel nimega Jonel, tal mäng, seal oli alati mingeid asju, mida kohe tahaks parandada nüüd kohe praegult. Aga tõesti väga head mängu tegi ja ma käisin hommiku taga mõned rajad kaasas ja teisel ringil käisin teised rajad kaasas ja niukest asja ma pole enam näinud, et see oli täiesti uskumatu. Et jah, ühesõnaga pandi mind paika.
Ja üliäge oli nagu see emotsioon, mis sealt tuli ja mulle ka tuli, et tegi kohe tuju heaks ja see minu kesine ring, see ununes päris kiiresti. Et täna saab hea tujuga peale minna. Ja lähme vaatame, mis seal siis täna korda saab saata. Räägime natuke discgolfist siis. Ma eile, kui ma pärast ringi autosse läksin, siis ma mõtlesin, et ma teen kohe selle jutu ära, aga kuidagi jube depressiivne jutt tuli seal, et ma mõtlesin, natukene seedin ja teeme täna uuesti, et siis tuleb vähe positiivsem see asi. Et eilne ring oli jah niuke omamoodi, et backhandiga nagu 200 oli, kus ma, 300, kus ma tundsin, et ma sain täpselt selle viske, mis ma tahtsin, aga ülejäänud siis 12 rada vasakule, paremale, igalt poolt läbi puukikkidega korvi alla. Et päris huvitav oli. Täna siin natukene juba loopisin, et tunne läks tunduvalt paremaks, aga et ongi vaja nagu sinna võistlusringidele ka need head visked saada, et siin treeningringil oli väga palju häid visked ja asjad klappisid, et küll nad lähevad paremaks. Meil nagu ilm oli seal väga hea ikka, et terve hommiku ladistas sadada, siis kui kui mina sinna jõudsin, siis päike paistis. Terve ringi põhimõtteliselt sadanud ühe korra tegin, 2 korda tegin vihmavarju korraks lahti, aga midagi ebameeldivat ei olnud, et ilmaga meil väga vedas, aga selle eest oli, hommiku vist oli ka tuul, aga tuul oli päris korralik, et korralikult keerutas ja nii mõnegi korra pani vähe üle mõtlema. Aga tegelikult lõpupoole nagu asjad sai klappima, et kui ma varasemalt ongi need tuuleringid ja tuulega puttimine on olnud keeruline, siis seekord algus oli keeruline, ta lähebki keeruliseks siis, kui panedki teisel rajal ma panin siis lähedalt mööda niuke shake'i liigutus ja vasakule ketti. Järgmisel rajal kohe pöördiput 5 pealt paremale ketti, et oli niuke keeruline ja Helarin tuli ka mõned rajad lükkas käru, et sai temaga natuke juttu rääkida ja sai natukene maha rahuneda, et siis nagu sai jälle natukene käima. Kui backhandid lendasid täitsa vasakule paremale, siis fore'd olid väga head, et leidsin täpselt niukse hea nipi, mis töötas, et jõulumäel nii pikasi fore'si nagu ennem ei olegi pannud, ütleks nii, et see oli väga hea. Scramblemised, nii palju kui need oli, siis olid täitsa viisakad, et positiivseid asju oli. Ma seal Instagrami postituses kirjutasin vähe rohkem positiivseid asju, sinna on, saab pikalt mõelda, et mis sa sinna kirja paned, aga üldiselt oli tegelikult okei, et 5. koht jagamisel Roland Pajuga. Temaga mängisime koos ja pani väga hästi, et arenguruumi on, töö juba käib. Täna hommikul käisin rattaga, sõitsin ja käisin välijõusaalis, et natukene taastuda ja nüüd tegin siis drive'i ja putti ja täna oli ka niuke tuuline, et sai seda tuuleputti veel teha, et täitsa pingsamaks asjad. Et see, mida te siis kõik oodanud, mitte kõik, aga kes Instagramis vastas siis võitja ennustusmängus, et kui palju võttis minu
Viking Motorsist saadud Peugeot kütust keskmiselt siis Tallinn Jõulumäe. Ja õige vastus oli 3,4 liitrit 100-le. Et päris palju pandi ikka jämedalt mööda, aga 4 inimest vastasid õigesti, kellest üks oli Aleksei Grainov, Chris Solo ja mingi K1 Silverman. Ja kõige esimesena andis õige vastuse Martin Pere. Nii et 4 õiget, mis on väga üllatav. Ma ise oleks pakkunud niuke 3,9, aga eks ma võtsin, sõitsime piirkiirusega ja nii ta läks. Aga jah, seal keskmine kiirus jäi mingi 70, et see tundus natuke ulme, aga nii aegasti me sõitnud. Aga Martin, kui sa seda vlogi vaatad, siis võta ühendust ja saad endale kette valida. Ja selleks korraks ongi kõik. Paneme selle asja lukku ja tore, et vaatasite. Pange like, pange komment, pange subscribe ja järgmine vlog näeme juba. Tšau!